Tšau, mina Piret siin ja täna on mul plaanis katsetada Kylie Jenneri lauvärvipaletti nimega Nice. Seda Nice paletti on kahte natukene erinevat. Üks on selline jõuluversioon, kus on selline hele ja triibuline sisemus ja need värvid on ka natukene teistsugused. Aga minul on siis selline musta taustaga palett ja ühes eelnevas videos ka natukene katsetasin neid värve ja täna ma mõtlesin, et prooviks teha sellist make-up looki siis selle paletiga, et igapäevaselt ma küll kannan meiki, mis on selline tagasihoidlikum ja selliste mahedamate värvidega, siis miks mitte täna proovida sellist julgevat õhtumeiki, mida võib-olla päevasel ajal ei ole kõige parem kanda. Ma juba tegin endale kulmud ära ja mul on ka natukene meigi põhja tehtud ja ripsmed kleebitud. Mul on siin igasuguseid pintsleid võetud. Need on mingid odavad pintsleid eBayst ostetud. Osad on juba siin mustad ja kasutatud. Sorry. Peske oma pintsleid regulaarselt. Ma ikka üritan vähemalt kord nädalas oma pintsleid pesta, sest et vastasel juhul mulle lihtsalt tulevad punnid näkku, sest et musta pintsliga sa lihtsalt määrid enda bakterid näkku tagasi ja siis hakkab sul näos mingi elu käima ja siis tulevad punnid. Nii et soovitan oma pintsleid tihedamini pesta. Nii, hakkame siis kuskilt pihta, et see video ei oleks mingi 100 tundi pikk. Ma loodan, et nendest pintslitest jätkub. Kõigepealt alustame siis leebest ja ma võtan seda enda suht lemmiktooni siit paletist, mille nimi on Gumdrop ja paneks seda laugude keskele. Näpp on ikka kõige parem pintsel. Teiseks ma võtan sellist sarnast, aga tumedamat tooni, mille nimi on Drummer Boy, trummipoiss. Mul on sellised laud, et kui ma vaatan otse silmad pärani, siis mul laud ei paista eriti väljagi, et inglise keeles on selle asja nimi hooded eyes. Ma ei tea, eesti keeles siis kapuutsiga laud. Sellistele laugudele tuleb meiki panna natukene teistmoodi kui laugudele, mis paremini välja paistavad. Et sa pead vaatama põhimõtteliselt pärani silmadega, kuhu sa seda lauvärvi paned. Ja tulebki natukene seda lauvärvi kõrgemale panna, sest kui sa teed silmad lahti, siis ei paista mitte midagi. Ja seda sama lauvärvi ma panen natukene siia allapoole ka. See peaks siis tegelikult tegema silmi suuremaks. Avardama neid. Kolmandana ma võtan siit sellist tumepunast tooni, mille nimi on Wonderland. Siis ma võtan natukene seda tooni siit, mille nimi on Holly ja panen seda natukene silmade alla. Siis ma võtan natukene seda kuldset tooni, mille nimi on Slay ja panen natukene siia ülespoole. Ja ka silma sisenurkadesse. Ja seda esimest värvi Jack Frost ja panen samuti siia silmanurka natuke, et veidike sära juurde tuua.
ja sedasama Jack Frosti ma panen veidikene ka siia kulmu alla. See tõstab veel kulme natukene kõrgemale ja tekitab õhku siia lau ja kulmu vahele. Siis ma võtan natukene seda Wonderlandi uuesti ja toon tumedust tagasi siia lau peale. Ma olen alati tahtnud katsetada seda cut grease'i, kus tekib selline suhteliselt terav joon heleda ja tumeda lauvärvi vahele. Et ma mõtlesin, et ma proovin, kas ma saaks sellega hakkama. No ma ei tea, ei tulnud päris nii, nagu ma lootsin. Nüüd ma teen veel laineri joone endale. Päris raske on seda laineri joont teha, kui juba on ripsmed külge kleebitud. Ripsmed on nagu kardin ees, ma ei näe mitte midagi. Ma teen tavaliselt silma alused korda kõige lõpus, sest et siis ei jää mulle mingisugust meigisodi sinna alla. Ja ma saan ka siit külje pealt teha sellise kujuga, nagu ma tahan. Natuke puudrit ka. Kasutan sellist puudrit, see on päris hea puuder. Natuke kontuurimist ka. Nagu näha, ma olen selle juba peaaegu tühjaks kulutanud. See on Tartu Kaubamajast ostetud kontuurimispalett. Ja minu uus lemmik Kylie highlighter nimega Strawberry Shortcake. Ja natukene nina otsa huule kohale. Ja huulte peal ma kasutan täna samamoodi Kylie Jenneri Velvet Liquid Lipsticki toonis Charm. Ja kui teil kipuvad huuled katki minema nagu minul, siis jooge hästi palju vett. Ja kui te olete kodus ja ei kanna meiki, siis pange hästi palju huulepalsamit. Ja kui te nägu pesete, siis hõõruge kas sellise kareda käteräti või siis mingi puhastusvahendiga oma huuled ka üle. Et see teeb huuled pehmeks, ilusaks ja kindlasti jooge vett palju, sest et see teeb üldse naha ilusaks ja huuled terveks ja ilusaks. Aga selline sai minu õhtu meik Kylie Jenneri lauvärvi komplektiga nice. Mul oli päris lõbus nende lauvärvidega mängida ja ma loodan, et teile ka see video meeldis. Ja kui teile meeldis see video, siis palun vajutage like ja palun subscribe'ige mu kanalile, kui te veel seda teinud ei ole. Ja kommenteerige, kas teile meeldiks veel näha meigiteemalisi videosid. Ning teiega juba näeme järgmisel nädalavahetusel järgmises videos. Tšau!